õige kunstnik peab on ju, näljasõna värisema kuskil, et midagi üldse sünniks, aga tegelikult noh, tol hetkel ei saa midagi väga sündida, on ju. Ei saa, jah. Et võib-olla sa pead selle nagu läbi elama ja siis ikkagi olema mingisuguses paremas kohas, et see nii-öelda paberile panna või... Jaa, või vähemalt mingis enam-vähem okeis kohas nagu, et sellega ma kind of nõustun, et mingi kannatus või mingi läbielamine peab olema, sest muidu sa kirjutad lihtsalt luuletuseks, et taevas on sinine, rohi on roheline ja elu on ilus ja rohkem polegi öelda midagi. Et... Jaa. David Lynch muidugi on teinud ju ühe minu top 3 sarjadest üldse selle Twin Peaksi ja see oli uskumatu asi, ma seda kunagi vaatasin. Ma vaatasin siis, kui 3. hooaeg välja tuli, siis ma vaatasin nagu esimesest saati uuesti ära ja väga mõnus oli. See on jah päris huvitav, no just eriti mõeldes tänapäeva sarjadele, kus noh, paljud sarjad on küll põnevad, kui sa neid vaatad, aga kui sa vaatad neid palju, siis hästi nagu niisugusele ühele struktuurile on asi üles ehitatud, et põnev ja siis ta lõpeb mingi nagu eriti põneva koha pealt, siis sa pead panema järgmise osa, aga see Twin Peaks on kuidagi mingi täiesti mingis omas tempos läheb ja kuidagi täiesti teistmoodi struktuuriga. Aga sa mainisid enne, et mingid nagu, noh, näiteks mingi heli inspireerib sind, on ju. Et ma olen siin ka hästi paljude loome inimeste käest küsinud enda arvates kõige lollimat küsimust, mida saab mõned kunstnikult küsida, et mis sind inspireerib, on ju. Ja noh, loogiliselt võttes loomulikult see on mingi kogu elu võiks öelda vastuseks, on ju. Aga kui ma küsin su käest, et mis sind inspireerib, siis mis see on? Ma tundub, et inspiratsioonil on nagu mingid erinevad sellised tasemed, et võib-olla kui ma hakkan reaalselt nagu füüsiliselt, praktiliselt tegema muusikat, siis võib see heli inspireerida, aga selle taga võib olema ka mingisugune sügavama taseme inspiratsioon, mis tuleb jah, nii-öelda kogemustest, elust, sellest, kas sul on midagi öelda. See ütlemine ei pea olema muidugi mingisugune sõnaline ütlemine, vaid lihtsalt mingisugune kogemus selja taga, mis tekitab sul sellise tunde, et pagan küll nagu. Ja siis sa paned selle muusikasse. See on jah, et üldse, miks sa üldse nagu teed, mida sa teed, on ju, mingi hästi sügav, nii-öelda, ma ei tea, kas või põhjendatus iseenese ees. Aga kas sa oled vahepeal mõelnud ka, et kurat, et teeks midagi täiesti muud, et suvase muusika näiteks? Jaa, olen. Ja ma vahepeal üritasin ja kind of siiamaani üritan mingit filmi tegemise karjääri aretada, aga muusika nagu tõmbab mind endasse tagasi, et nii lihtne ja mõnus on muusikat teha, ma ei pea nagu üldse ennast kuidagi sundima selleks, et no nii, võta ennast kokku ja hakka nüüd muusikat tegema, vaid see on lihtsalt nagu, ma ei saa sinna parata, mind nagu tõmbab sinna seda tegema. Jep. Aga kui jah, see inspiratsiooniga sellest on ka nagu võimalik hästi palju jahuda, on ju, ja räägitakse sellest, et mingisugune inspiratsiooni ootamine või siukse mingi sädeme ootamine on igasugusele loome inimesele nagu hukatuslik, et siis sa võidki jääda ootama, et kuidas sul selle loome protsess on, et seal on on umbes 2 äärmust, mulle tundub, et üks on distsiplineeritud, ma ei tea, iga päev teen ühe loo, siuke suhtumine ja teine on see, et ma ei tea, lähen mingisugusele reisile, kogen midagi, ootan inspiratsiooni ja siis mul tuleb näiteks 3 kuu pärast tuleb mingi fantastiline heureka moment, et davai, nüüd ma teen ühe ägeda loo, on ju. Et kuhu sa seal skaalal nagu paigutad ennast? Ma olen erinevat moodi lähenenud sellele, et hetkel ma paigutun pigem sinna, et ma ei tee väga rutiinselt seda, vaid elan ja kogen ja siis natuke hiljem teen. Aga põhimõtteliselt mul ennem seda oli mitu aastat, võib-olla 6 aastat järjest selline, kus ma suhtusin sellesse kui töösse, et ma lähengi mingi hommikul peale hommikusööki stuudiosse ja siis hakkan seal midagi tegema ja õhtul lõpetan tegemise ära ja siis kuidagi olen nagu rahul sellega, et ma olen midagi teinud, isegi kui mul ei ole midagi välja tulnud. Aga ei saaks öelda, et see protsess nagu alati väga viljakas on olnud, et nüüd
viimasel aastal ma olen tundnud pigem seda, et ma olen nii kaua stuudios olnud, et ma pean vahepeal elama elu, kogema ja siis tegema muusikat. Nagu Rick Rubin, üks produtsent, ütles, et parim muusika ei sünni stuudios, vaid seal väljaspool stuudiot, et stuudios sa ainult nagu teostad selle mingi sõnumi, mis sul kuskil mujal on tekkinud. Et kui sa oled nagu ainult stuudios, siis see on selline suletud süsteem, et siis läheb kuidagi igavaks või selliseks ükslõiseks ära, et ma hetkel tunnen, et ma pean mingi seiklema ja elama ja sattuma mingitesse olukordadesse ja siis teen jälle mingisuguse paarikuise sellise stuudiosessiooni. Ilmselt on jah, sinna stuudiosse ka võimalik nii-öelda kuidagi mutta kinni jääda, et kui sa... Või mugavusse. Ja et ma kujutan ette, et kui sa teed 100 päeva proovid teha iga päev ühe loo, on ju, et mingi hetk sa hakkad lähenema sellele nagu hästi, mingi muster tekib, et sa võtadki mingi loo ette ja sa hakkad seda nagu hästi ühtemoodi tegema, on ju. Et siis see mingis mõttes sul on võib-olla raske, me on mingi vana hea, mingi värske pilguga asjale läheneda, et kui sa 100 päeva oled teinud, siis sa, selles mõttes sa võtadki, ma ei tea, alustad näiteks trummidest, on ju, iga päev alustad trummidest ja siis on võib-olla raske sealt nagu välja saada. Et sa jääd kuidagi sinna stuudiomaastikku kinni täiesti. No hea, kui sa üldse lugu teed, siis sa oled päris tubli juba, et mina, kui ma tegin seda nii-öelda rutiinset stuudioasja, eriti hull oli see siis, kui mul oli renditud stuudio nagu kodust eemale. Sest siis mul oli nagu aega maa ja ilm, kõik kodused mured selja taga ja siis ma läksin rõõmuga hommikul stuudiosse, natuke tegin midagi, siis hakkasin, ma ei tea, lihtsalt logelema, laisklema, alati luues endale mingeid põhjendusi, et jah, mul on vaja natuke mingi vaadata neid YouTube'i videosid või lõunaaeg ongi juba lähedal, et praegu enam ei jõua midagi teha, et siis lähen mingi kenasti lõunasöögile, siis lähen tagasi, nüüd peab natuke leiba luusse laskma, mingi teed ja kohvi jooma ja saabki niimoodi laiseldes päev otsa, siis korra teed mingi väikse jämmi ja siis hiljem kuidagi veel poputad ennast, et ja olid väga tubli, et sa vähemalt üritasid, et jah, ma olen olnud sellises kohas ja see sakib, et praegult mul on jälle kodustuudio, kuigi see võib-olla varsti jälle muutub, aga kodus on see, et siis nagu kuna need olmelised mured kogu aeg pommitavad sind, siis kui ma lähen stuudiosse, siis see aeg on mulle nii kallis, et ma seal stuudios ei hakka enam mingi TikToki passima või midagi sellist tegema. Eesti Esu